tere! Nii, ma näitan teile siis, kuidas sellist ülesannet lahendada. Võtame siia ühe ristküliku. Nii, ma panen talle veidi teistsugused arvud, kui siin konkreetses ülesandes on. Paneme sellised arvud. Nii, kuna ta on ristkülik, siis tal on vastasküljed on võrdsed, ehk siis siin üleval on ka 8n pluss 4. Et need siin, mis siin on, see siin näiteks, jah, see on valem, kuidas arvutada selle ristküliku külje pikkust. Nii, seda objekti me nimetame, selle objekti nimi on, ta on 2 liige. Sest ta koosneb 2 üksliikmest. Et see korrutis siin, see on siis 1 liige. Et üksliikmed on korrutised, mis sisaldavad arve ja tähtesi. Või ainult arve, jah, sest see on ka 1 liige. Nii. Et need on 2 liikmed siis, jah. Nii, ja selleks, et ümbermõõtu leida, ümbermõõt, sa pead siis kõik need küljepikkused kokku liitma. No siin on variant, kas sa teed nüüd järjest, liidad kõik need kokku, nagu nad siin on, või nagu me näeme, et meil on 2 ühesugust külge, ma võin korrutada need 2-ga. Need 2 ühesugust külge ja liidan need 2 lühemat külge siis liidan kokku. Korrutades 2-ga kõike seda asja, jah. Nii, siin on vaja nüüd sulud avada 2-ga, et mis korrutame 2-ga läbi. Need arvud, mis siin sulu sees on. See n-iga arv ja siis see tavaline arv. Nii, esimene on siis 2 korda 8n, see on 16n. Pluss 2 korda 4 on 8. Nii, siis on pluss 2 korda 6n, see on 12n. Ja siis 2 korda miinus 2, see on miinus 4. Nii. Ja nüüd sarnased liikmed on see 16n ja 12n. Ning sarnased on ka 8 ja miinus 4. Need saab nüüd eraldi kokku võtta, ehk siis koondada. Nii, 16n pluss 12n on 28n ja 8 miinus 4 on 4. Nii, ehk siis see 28n pluss 4, see on siis see ümbermõõdu arvutamise valem. Ehk siis siia töösse, kui kirjutada nüüd P võrdub, siis siia n ette tuleb kirjutada see arv, antud juhul minul tuli 28, teil tuleb siin midagi muud, sest siin on teistsugused tavaliselt, need peate ise läbi tegema selle. Nii, see on see esimene osa, kuidas seda teha. Nüüd, mõnikord võib olla ka, et kujundi puhul, nagu järgmistes ülesannetes on, et kujundite puhul on antud, seal on igasugused tingmärgid on antud. Näiteks seal on üks trapets, kui seal on sellised kriipsud külgede peal, jah, siis need kriipsud tähendavad, et need küljed on võrdsed. Näiteks, kui siin on 8n miinus 3, siin on näiteks 3n pluss 2, siis kui see on 8n miinus 3, siis see teine haar siin, teine haar on ka 8n miinus 3. See alumine külg peab olema midagi muud, sest siin see peab olema antud, muidu ei saa siin midagi arvutada. Nii, aga need kriipsud, jah, need kriipsud siin tähendavad, et need küljed on võrdsed oma vahel. Nii. Nüüd lähme selle ülesandega edasi. Järgmine asi on, nad küsivad, et millist nendest arvudest, milline väärtus ei saa n-il olla. Nii, siis tuleb kontrollida, mul on 2 külge praegu, mul on 6n miinus 2 ja mul on 8n pluss 4. Ehk siis need küljed, nende külgede pikkused ei tohi tulla negatiivsed, ehk siis n ei tohi olla selline arv, mille puhul kõik see kokku siin tuleb negatiivne. Selleks on vaja läbi arvutada nüüd. Esimene on, et kui n on miinus 1, nii panen siia selle miinus 1, panen siia n-i asemele. Saan siis 6 korda miinus 1, miinus 2. Ja palju see tuleb? Tuleb siis 6 korda miinus 1 on miinus 6
-2, see tuleb -8. Ehk siis juba, isegi kui ma seda järgmist nüüd ei arvuta, peaks järgmisega arvutama ikkagi igaks juhuks, jah. Aga ma juba saan öelda, et see n ei tohi -1 olla, sest see üks külg tuli negatiivne, aga ta ei tohi tulla negatiivne. Nii, aga antud juhul ka see teine külg tuleb negatiivne, see tuleb -4. Ehk siis pikkused, antud juhul ristkülikute puhul, üldse selliste kujundite puhul, negatiivne ei tohi olla. Nii, siis sama asja teed läbi, kui n on 0. Võtame n-i 0. Nii, nüüd 6n -2, kui ma panen sinna 0 n-i asemele, 6 korda 0 -2, see tuleb ka negatiivne. 8n + 4, see ei tule negatiivne, kui n on 0, see tuleb 4. Ehk siis 0 ka ei sobi. 0 ka ei saa panna. Nii, järgmisena n võrdub 0,2. Jälle arvutame mõlema külje puhul siis 6 korda 0,2 -2. Nii, see tuleb siis 6 korda 0,2 on ju, mis ta on, 1,2 või? Nii, 1,2 -2 tuleb see tuleb miinusega ikkagi, jah, -0,8. Ehk siis antud juhul minu näite puhul, mis ma siin tegin, 0,2 ka ei sobi, sest jälle üks külg tuli negatiivne. Nii, see on nüüd see osa siis, jah. Siis järgmine osa. Et kõik need 3 ülesannet, mis siin on, selles objektis siin, kõik need 3 on põhinevad samal asjal. Samal asjal, jah. Lihtsalt siin need kujundid on erinevad, näe, siin ongi need kriipsud nüüd. Et need kriipsud tähendavad siis, et need kõik need kriipsuga küljed on 4n -2, nii pikad kui 4n -2. Nii. Aga lähme selle ristkülike juurde tagasi. Järgmisena öeldakse, et kui n võrdub 4, et millega siis p võrdub. Nii. P oli meil valem siin, mis esimesest ülesandest tekkis, jah. Minul on see 28n + 4. 28n + 4. No selle arvutan välja P siis. Panen siia n-i asemele, panen 4 ja siis arvutame. Nii. 28 korda 4 on 112 + 4, 116. Ehk siis 116 sentimeetrit tuleb see ümbermõõt. Nii, siis on vastupidi järgmine punkt, et kui on öeldud ette, et P võrdub 338. Ja nüüd tuleb vastupidi teha, nüüd see 338 tuleb panna siia valemisse siia P asemele. 338, minul võib tulla siit muidugi hirmus arv välja, aga sest ma võtsin need küljepikkused teistsugused, aga siin kontrolltöö ülesandest peaks tulema ilus arv välja. Nii, 28n + 4. Nii, see on nüüd võrrand, mis on vaja lahendada. Võrrandid me oleme lahendanud, ja võrrandi lahendamine käib nii. Ehk siis need tundmatuga liikmed, ehk antud juhul n-iga liikmed tuleb viia ühele poole võrdusmärki ja arvud tuleb viia teisele poole. Ehk siis praegu 28n on vaja viia vasakule poole võrdusmärki, see on siis -28n. Ja see 338 on vaja tuua paremale poole, ehk see muutub ka miinuseks, sest ta oli enne positiivne, nüüd ta muutub miinuseks. Nii, ja siis koondame need siin. No koondame ehk arvutame kokku, jah. Nii, -338 + 4, see on siis -334. Nii, ja nüüd, et n-i kätte saada, siis me peame jagama selle arvuga, mis iganes siin n-i ees on. Praegu on 28. Nii, 334 jagame 28-ga. Noh, minul ta tuleb ligikaudu, ta ei tulegi täpne arv. Sest ma olen valinud suvaliselt need küljepikkused, jah. Tuleb praegu, tuleb positiivne, sest ma jagan miinusega, jah. Ja mul tuleb 11,9. No ta võib olla 11,9 ligikaudu ka n-i väärtus. Nii, ja ongi käes. Niimoodi siis on võimalik neid esimest 3 tüüpi ülesannet lahendada. Korraks vaatan siin esimesed 3
on kõik sarnased, aga see 4, neljas on ka sarnane selles mõttes, jah. Et siin on vaja lihtsalt see ümbermõõdu avaldis, see on vaja nüüd välja arvutada, jah, et see, need mõlemad kriipsudega siin, need mõlemad on 2x miinus 1. Ehk siis, kui siin arvutada seda ümbermõõtu, siis on vaja, siin on vaja kõik need küljepikkused kokku liita, jah, kolmnurga puhul. Kõik need küljepikkused on vaja kokku liita. Ja siis tuleb see valem kätte. Et siin kõigepealt siis liidate kokku need x-id omavahel ja siis arvudega tuleb teha arvutused, jah, -1 + 2 -1 ja siia lõppu tuleb vastus, siis x-i ette tuleb midagi, jah, ja siis siia lõppu see arv tuleb midagi ja siis ongi see ülesannete plokk on tehtud.